Alustame oma kontsertiga. Täna võistlevad 21 noort lauljat uues erinevas vanuserühmas. Selleks aga, et välja valida iga vanuserühma võitja, hindab lauljad žürii. Ta on lauluõpetaja, koorijuht ja muusikaõpetaja Harjumaalt, kelle töö ja hobi on täielikult ühendunud. Armastab väga muusikat, oma õpilastega koos musitseerimist ja paneb kõik laulma. Heli Karu. Ta on muusikaõpetaja, kellele meeldib, kui lapsed laulavad rõõmuga ja südamest sellest, mis neile korda läheb. Eve Olgo. Ta on lõpetanud Rapla muusikakooli saksofoni erialal. Heliloominguga alustas iseseisvalt 11-aastasena. Ta on osalenud edukalt rahvusvahelistel muusikaolümpiaadel. Patrik Sebastian Unt. Ta on Eesti koorijuht ja muusikaõpetaja, lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika instituudi ja koori dirigeerimise cum laude. Janne Fridolin. Ta on Eesti koorijuht ja muusikapedagoog. Ta on Eesti aktiivsemaid ja rahvusvaheliselt tuntud muusika, hariduse ja koori muusikaarendajaid, dirigent ja koolitaja Aarne Saluveer. Täna saadab meie lauljaid ansambel koosseisus. Bändijuht ja kitarrist Vahur Vessart. Basskitarr Toivo Nilsson. Rööppilid Andrus Lillepea. Klahvpille mängivad erinevad õpetajad. Palume lavale Kirke Erg. Kirke on 4-aastane tüdrukudits Röakülast, kes käib Hagudi lasteaias mürakarude rühmas. Kirkele meeldib väga laulda ja tantsida, sõpradega mängida ning ujuda. Samuti naudib ta emmel koos kokkamist. Eriti hästi tulevad neil välja muffinid, vastlakuklid ja võileivad. Kirke esimene laul kannab nime Kipsadi-kõpsadi kevade. Kipsadi-kõpsadi kevade, korilambis tantsime, kullekupp ja sinilill, Liisa mängib paalupill. Kullekupp ja sinilill, Liisa mängib paalupill. Kipsadi-kõpsadi kevade, koos nüüd jälle laulame, päiksekirring küüdistab, lindi rõõmsalt sägistab. Päiksekirring küüdistab, lindi rõõmsalt sägistab. Kipsadi-kõpsadi kevade, koori tantsime, päiksekirring küüdistab, lindi rõõmsalt sägistab. Päiksekirring küüdistab, lindi rõõmsalt sägistab. Kirke huvitav avastus on see, et juustusai ja maasikamoos sobivad suurepäraselt kokku. Kui te ei usu, siis võite ise ka järgi proovida. Nagu paljud väiksed tüdrukud, nii arvab ka Kirke, et temast võiks suurena saada laulja ja tantsija, kuid välistatud ei ole ka arsti, kasvataja või politseiniku amet. Teisena laulab Kirke meile laulu Ema. Kõiges, mis on hea ja kallis, laulab lapse suu. Kõiges, mis on armas, segane, kaasa talle naeratavad
Meri. Sandra on värskelt saanud 3-aastaseks. Oma tihedaid tööpäevi veedab ta Märjamaa lasteaias Pillerpall rühmas Sinilill. Kodupaigaks on Märjamaa. Laulmisega on ta tegelenud une- ja mängulaulude kaudu juba beebist peale. Täitsa õpetaja käe all on harjutanud umbes 1,5 aastat. Sandra esimene laul kannab nime Kukupai. Sandrale meeldib mängida koos ja üksi, poiste ja tüdrukutega, teha muusikat ja kunsti, olla õues ning toas. Lausa palavalt armastab emme kingadega salaja kõpsutada ja kapist riideid selga sättida. Nüüd aga laulab Sandra meile laulu Hiire tips. Stella Toom. Stella on 4-aastane ja elab Kohilas. Laulupisik nakatas teda 3-aastaselt, kui lasteaias laulmisega tutvus. Võib öelda, et laulmine ongi Stella hobi, kuna igal vabal hetkel lõõritab ta laulutunnis õpitud laule. Stella esitab meile täna laulu Õhupalli lugu. Ma ei tea, kas see on lõpus lugu, kurva ikka natukene ka. See on õhupalli lugu, sellest täna teile jutustan. Ainul oli punane ja ilus, aga äkki tuulda lendu viis. Püüdsin aga sellest rõõmi kasu.
laulmise meeldib Stellale kõik tüdrukute asjad, sädelevad kleidid ja tema suurimaks sooviks on saada endale Elsa kleit. Suureks saades soovib ta saada lasteaiaõpetajaks. Stella teine pala on täna Iga ilmaga. Alustame teise vanuserühma 5–7-aastaste eelkooli laste kuulamisega. Esimesena palume lavale Albert Altmets. Albert on mõnus ja sõbralik, tihti naljadeks 6-aastane Valtu lasteaiapoiss. Tema meelistegevusteks on võistlustants ja laulmine, kuid põnevust pakub ka koos sõpradega erinevate mängude lavastamine ja näitlemine. Esimesena kõlab Albert esituses Kommimaa kuninga laul. Suureks saades tahab Albert saada väga heaks tantsijaks ja võistlustantsu kohtunikuks, aga võib-olla hoopis kuulsaks lauljaks. Teine pala kannab nime Väike maailm. Iga algapäev võtab päiksel käed, hoiab
on oodatud lavale Luulu Kall. Luulu on täpselt 5 aasta ja 1 kuu vanune. Ta elab Kohilas, aga enamuspäevad veedab Luulu oma maakodus. Laulma hakkas ta juba enne 1-aastaseks saamist. Lauluringis on käinud üle 4 aasta. Luulu esimene laul kannab nime Pääsuke. Olen pisike pääsuke, lauluga tervitan sind. Sääl, kus viiapõld lainetab, võid sa kohata mind. Eestimaa, Eestimaa, siin on mu ema ja isa. Eestimaa, Eestimaa, siin on elada hea. Igal kõledal sügisel rändan kaugele maa. Ikka tulen ma tagasi, kodu mul Eestimaal. Eestimaa, Eestimaa, siin on mu ema ja isa. Eestimaa, Eestimaa, siia lendagi ma. Eestimaa, Eestimaa, siin on mu ema ja isa. Eestimaa, Eestimaa, siia lendagi ma. Siia lendagi. Luulule meeldib hommikust õhtuni õues mütata. Ta on väga vapper ja visa tüdruk. Suureks saades soovib Luulu saada beebide võimlemise treeneriks, nagu tema emmegi. Tema teine lugu kannab nime Laps, kes usub imesid. Sa liigel karesil ja tilda tallisel, mu ratsu üle ilma vere kihutab. Kui silmad on andas,
vanuserühma 3. laulja on Minna Mikson. Minna on 7-aastane ja elab Kohila vallas Urge külas Sauna talus. Laulu ja muusikupisiku on Minna saanud kindlasti kodust, sest tema vanemad on muusikud. Minna armastab mängida viiulit, joonistada ja tantsida. Täna esitab Minna meile laulu Kevadele vastu. Minna soovib elus palju seiklusi ja põnevusi, sest ilma nendeta ta ei saa. Tema suurim soov on saada kuulsaks viiuldajaks. Teisena kõlab Minna esituses laul Timo teos. Tase ringi mööda.
Ira. Otto Edward on 6-aastane, ta elab Alus ja käib Alu lasteaed algkoolis. Sügisel läheb ta kooli. Laulnud on ta ikka niipea, kui aru sai, et hääl muutubki vahel kõrgemaks ja madalamaks. Sõnu vist veel polnud, aga ema ja isaga koos tahaks ikka ju laulda. Eks vanemad ole abiks ka olnud. Ottole meeldib palju rääkida ja palju liikuda ja palju nalja teha ja vahest ka tüdrukuid kiusata. Tema esimene laul kannab nime Kui äkki. Igav ei tohi olla miski, mis Ottot ümbritseb. Maailm peab kogu aeg kiiresti pöörlema. Muidu võib juhtuda, et ilmuvad, ei tea küll kust, ulakused. Ühel päeval teatas Otto, et tahab saada ehitajaks, aga järgmisel päeval juba, et lauljaks. Tema teiseks lauluks on Kui mõni tüdruk. Alustada 3. vanusegrupi 7–9-aastaste koolilaste kontsertiga. Esimesena palume lavale Kethe Pajula. Kethe on 9-aastane, õpib Valgu põhikoolist ning elab Velisel. Laulmisega alustas ta 3-aastaselt Meero muusikhubikoolis. Hobideks on Kethel joonistamine ja ratsutamine. Tema esimene laul on Värvilised unistused. Ongi
armastab Kethe veel ronida puude otsas. Suurena soovib ta saada lauljaks. Kethe teine pala on Minu lemmikud. Nüüd tuleb lavale Kendra Piirimets. Kendra on 8-aastane Rapla tüdruk, väga asjalik ja tubli, laulmine ja muusikakool ja muidugi hea õppimine. Laulnud on ta juba mitu aastat, aga solistina alles 2 aastat. Muusikakoolis õpib ta 2 aastat klaverit. Klaveri mängimine on rahustav tegevus ja antud pilli mängimise oskus on tema arvates hea kaaslane laulmisele. Lisapillina soovib ta hakata õppima juurde ka saksofoni. Tema esimene laul kannab nime Sambla lõhnaline laul. Bye.
Peale laulmise ja pillimängu on kodus igal vabal hetkel niinimetatud iluvõimlemine, ülevise, hundiratas, püstsild. Lisaks joonistamine, sõpradega koos viibimine ja muusika kuulamine. Ta armastab meeletult ja kogub LOL Surprise mininukke ja armsaid kaisukaid. Kendra suurim soov on saada 9. sünnipäevaks minikilpkonn. Tulevikus soovib Kendra töötada kas juuksurina või olla restoranis ettekandja. Tema teiseks lauluks on Koos on hea. Selle vanuserühma kolmas laulja on Marie Kala. Marie on 9-aastane rõõmsameelne tüdruk. Ta elab Kohila vallas Pihali külas ning õpib Kohila mõisakooli 3. klassis. Marie on laulnud terve elu. Juba päris pisikese tüdrukuna meeldis talle esineda. Samuti korraldas ta omal algatusel juba 1,5-aastasena lastepäeva hoius teistele lastele laulutunde. Marie esimene laul on Minu lemmikud. Seda
Marie õpib muusikakoolis viiulit ja klaverit. Talle meeldib väga süüa teha. Hobideks on laulmine, tantsimine, meisterdamine ning mäesuusatamine. Marie laulab kogu aeg ja igal pool. Suureks saades soovib ta loomulikult lauljaks saada. Marie teine laul on Hellus. Viimasena selles vanuserühmas astub meie ette Rocco Kelder. Rocco on Rapla poiss, ta õpib Rapla Vesirosi gümnaasiumis. Soololauluga tegeleb ta tõsisemalt 2 aastat. Rapla poistekooris on ta juba vana laulja. Rocco esimene laul on Karulane Jenka. Küllap arvab
sõbral, tund kõrvu raamal. Kõik on väga rahul, ükski pole kaul, kõrge kuuse all. Kriimsilm, korut ja rebane, siilipoiss ja neist karvane. Hüppavad üheskoos, üksmeelses tantsukoos, korulane jekkab. Kriimsilm, korut ja rebane, siilipoiss ja neist karvane. Hüppavad üheskoos, üksmeelses tantsukoos, korulane jekkab. Rokol on tulevikus plaanis saada kosmonaudiks. Hetkel jagab ta õppetööst vaba aega laulmise ja korvpalli vahel. Roko esitab laulu Meremehe laul. Merel ükskord ma sõidan, kaugelt kaldad on ees, siis on kapteni sillal olen ohruga mees. Väike pilluku ankru, näed naljad on täis, ankru kullane kuhugi vatsi katsumas käis. Merest vaatavad vaalad, ise pööravad käid, nende pilluku ankru pikalt pidama jäi. Tuli tormid on turris, vallas viha ja kees, nägi mind, tegi klaaksu, kuldmärg ees. Merel palju nüüd sõidan, kaugelt kaldad on ees, seisan kapteni sillal, olen ohruga mees. Väike pilumu ankrut, nägu naljad all täis, ankrut kullane kuhugi vatsi katsumas käis. Merest vaatavad vaalad, ise pööravad käid, nende pilumu ankrut pikalt pidama jäi. Meri jälle on lahke, küllap nüüd sa siis tead, milleks ankruga mütsi mees kandma peab. La-l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 a, küllap nüüd sa siis tead. La-l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 a, milleks ankruga mütsi meremees kandma peab. Esimene tänukiri läheb siis Sandrale ja plaksutame talle. Vau, Stellale. Seda kui mahub televiisorisse kirke, palju õnne sulle, ole tubli, too Raplale kuulsust ja au ja laula sama kindlalt edasi. Ja sama kutsun välja Otto Pula, siis Albert, siis kutsume Lulu, kutsume Minna ja anname üle tänukirjad Ottole. Ja nüüd siis, et täpne olla, siis kõikidel siinsetel vanuserühmadel on võitjad ja selle vanuserühma nii-öelda esimeseks on meil saanud Minna. Ja nüüd tuleb siis see põhjendus, mis siin praegu öeldi. Sinna saab saata alumisest 2 vanuserühmast ainult ühe laulja. Ma mõtlesin juba, et televiisor on täna väike, aga õnneks saab ka ikka kasvada suuremaks. Ja Minna, mine siis ja tee Rapla nimel suuri tegusid, aitäh sulle! Nüüd Keste, Kendra, Roko ja Maria. Tänukirjad muidugi, Maria. Ja selle vanuserühma võitja oli õnneks väga lihtne meie jaoks ja selle sai kõige kõlavama häälega laulja tänasel hommikul.
juba mahub televiisorisse ära, nii et olge siis kõik televiisorite taga ja hoidke valijale kõrvale. Tänukiri lauluõpetaja Vahur Soonberg.